Tere, meie räägime täiesti eesti keeles, sellepärast et me oleme kõik eestlased. Ja võib-olla ütleks alguseks paari sõnaga endast ja siis paari sõnaga sellest, millest me räägime ja tutvustaks teile kõiki paneliste. Minu nimi on Mari ja ma olen sellist organisatsiooni nagu Garage 48 juba viimased 10 aastat eest vedanud ja ka eelnevalt oma elus päris palju kokku puutunud kogukondade loomega ja inimeste kokkutoomisega, küll läbi joogastuudiote ehitamise, küll läbi erinevates sellistes koostöövormides osalejana ja igat muud moodi ka. Ja täna meie eesmärk on kõneleda natukene sellest, kuidas üldse tekivad täiskasvanuna tähenduslikud suhted, kui kergesti need tekivad ja mis olukordades need tekivad ja mis tingimused peaks olema täidetud, et üldse sellised suhted tekkida saaksid. Ja ma olen siia endaga täna kaasa toonud 4 erinevat inimest, kellega ma olen kõigiga erinevat viisi kokku puutunud, aga kes me kõik oleme tegelikult garaažis ühel või teisel viisil kaasa löönud. Ja kõik need inimesed on minu jaoks ka tegelikult need tähenduslikud suhted nii-öelda. Ja ongi selle paneeli selline olemus on väga lihtne, et meil on nii palju võimalusi üksteisega olla seotud, meil on nii lihtne üksteisele saata sõnumeid, reageerida võõraste postitustele, saada lõputult sõnumeid LinkedInis, saata lõputult sõnumeid LinkedInis, käia konverentsidel, käia erinevatel networking üritustel, nii et see lõpuks võib-olla võtab rohkem ära, kui annab, aga jah, kuidas sa tegelikult täiskasvanuna lood inimesi enda kõrvale, kellega sul on samad väärtused ja kellega sa tahad justkui ka edaspidi edasi minna. Ja hästi lühidalt, enne kui ma oma panelistide juurde edasi lähen, selgitaks ka seda hackathoni formaati, et kõik, millest me täna räägime ja kõik üritused, millest me räägi, ei ole hackathon, aga kuna me viitame sellele hästi palju, siis ma ütlen, et see on selline lühikene ajas piiratud 24–48 tundi, mõnikord rohkem kestev koostööloome formaat, kus saavad kokku inimesed hästi erinevatest taustadest ja kus piiratud aja ja muude piiratud ressurssidega tahetakse siis ideest luua midagi enamat, prototüüp näiteks. Ja paneelis on täna Triin Preem on meil olnud praktiliselt sama kaua aega, kui mina olen garaažiga olnud seotud mentorina kaasa löönud, Jana, kes on ehitanud või olnud samamoodi garaažis igatpidi seotud ja olnud ka mitme erineva liikumises, kogukonna liikumises nagu Startup Day, nii projektijuhi, turundajana kui ka vabatahtlikuna, hiljem ka juhina tööl, siis Liis, kellel endal on HR taust ja kes suhestub hetkel rohkem ennast psühholoogina, kellel on psühholoogi taust samamoodi, ja Martin, kes on siis meil TalTechist, samamoodi garaažiga väga kaua olnud seotud, palju kauem kui mina ise, ja kes esindab siis meil sellist akadeemiat. Ja flow mõttes või selle vestluse mõttes jätame teile ka lõpus natukene aega, kus te siis saate rääkida sellest, mis teie jaoks on oluline, kuidas teie oma suhted tekivad, sellised tähenduslikud suhted ja saate esitada ka panelistidele küsimusi. Vot. Pikk intro, aga võib-olla aitab meid edasi. Esimene küsimus, mis mul tegelikult kõigil on ja võib-olla millele saaks siis kõik teie vastata, alustame kohe minu poolt, ongi see, et kirjeldage
mõelge sellisele ühele suhtele, mis teil on täiskasvanud elus tekkinud, ma ei mõtle paarissuhet, mis on siis teie jaoks olnud oluline, et kuidas see tekkis, missugused olid tingimused? Triin? Tere minu poolt ka. Et ütlen võib-olla taustaks nii palju ära, et ma olen pigem inimene, kellel on kerge suhteid luua. Et ma olen elu jooksul väga erinevatest kohtadest heas mõttes külge jäänud väga palju erinevaid inimesi. Aga selleks paneeliks valmistudes hakkasin siis mõtlema, et kas siin on mingi muster, või et kas on mingi lugu, mida ma räägin, millest võiks võib-olla kellelegi teisele kuidagi kasu olla. Ja mulle tundub, et kõige pikaajalisemad suhted on ikkagi tulnud kas ülikoolist või töökaaslastest siis on saanud sõbrad. Et ja see on hästi huvitav, ma olen töötanud korduvalt pankades, Eesti mõistes siis suurkorporatsioonides ja tegelikult puutud seal kokku ja teed koos erinevaid projekte ja tööd kui ka meelelahutust väga paljude inimestega, aga et millest see oleneb, et kui sealt ära tuled, siis väga tihti võib olla nii, et keegi, kes on sul just kui mitu aastat nii-öelda parim siis töösõber, sellega suhtlus kaob täiesti ära, aga minul on üks väga hea sõbranna Maris, kellega me mõned aastad tagasi avastasime, et meil sai 10 aastat sõpradena ja kuigi me töötasime koos, läksime mõlemad sellest ettevõttest ära, me jäime ikkagi sõpradeks, jäime ikkagi suhtlema, sattusime uuesti teise ettevõttesse koos töötama ja uuesti läksime sealt mõlemad ära ja ikkagi oleme väga head sõbrad, et ilmselt ma arvan, et see töökeskkond või üldse millegi koos tegemise keskkond nagu hästi soodustab sellist nagu suhtluse tekkimist, aga mis edasi saab, eriti veel, kui see keskkond laiali laguneb, et see oleneb peamiselt ikkagi sellest, et kas mõlemad inimesed tahavad ja on valmis sellesse panustama. Ma mõtlesin ka selle peale ja mul on tunne, et mu elus on selline 3 klastrit, kust mu sõbrad on tulnud, osad on sellised keskkooliajast jäänud, siis on hästi palju startup-teist sõpru tulnud 2 erinevast perioodist, kus ma seal töötasin ja 3. on täiesti juhuslikult üks raamatuklubi, kus ma liitusin 1,5 aastat tagasi ja see lõpuks tegelikult on ka tööga seotud, sest et üks partner, kellega me koos töötasime, kutsus sünnipäevale ja siis me jäime koos raamatuid lugema ja jutustama ja sealt kuidagi oleme ka hakanud muid asju tegema, et ma arvan, et minu muster on see, et mind ümbritsevad hästi paljud inimesed hästi paljudes erinevates keskkondades ja kui sa oled avatud, siis sa justkui leiad inimesi, kellega klapid, kellega koos töötada ja kellega koos muid asju ka teha, aga töö on ka kindlasti keskkond, kust suhteid luua ja täna pärast paneeli lähen ka vanade startup'te inimestega maale, et neid inimesi leiab igalt poolt küll. Jaa, no mina mõtlesin ka nagu teie, oleme sarnased, aga mis on siis see tähenduslik suhe, et tähenduslikke suhteid meil on tõenäoliselt igal pool, kodus ja tööl ja sõpradega ja siis ma hakkasin mõtlema, et selle peale, et millal mul tekib see tunne, nagu just see tunne, et see suhe tähendab midagi minu jaoks või see annab mulle energiat tagasi ja siis mina sellise psühholoogina üldse kiiks on see, et mulle meeldib inimestega kaevata järjest sügavamale ja sügavamale ja kui ma saan need sügavad kihid kätte ja mul tekib see tunne, et mina olen tähtis sellele inimesele, kellega ma parasjagu räägin, oluline, vajatud ja ma kuidagi süngin temaga, et siis see suhe on hästi hea, et see annab energiat ja vastupidi, et mulle ka tundub, et see inimene on mulle oluline, me vajame näiteks üksteiselt midagi, ta on tähtis, aktsepteerin teda sellisena, nagu ta on ja võt sellised suhted, ka tööalased ja sõprussuhted
vot neid ma nimetaksin tähenduslikeks. Ja siis ka minu poolt, et kui ma mõtlesin selle küsimuse peale, et ütleks kõigepealt ära, et nagu neid suhteid, nagu selliseid lihtsalt suhteid luua, et see tegelikult on nagu hästi lihtne. Et kui inimestega suhelda ja ise kena inimene olla, et siis need nagu tekivadki. Aga siis enamus ongi nagu sellised, et võtame nagu LinkedIni kontaktid, et nad nagu väga tähenduslikud ei ole. Et nad on nagu lihtsalt, aga siis on mingi muster, et olgu see siis kas töölt või olgu see siis hobide kaudu, või olgu see siis ülikoolist, et need suhted, mis nagu muutuvad tähenduslikuks, et siis selle eeltingimuseks on see, et need inimesed, kellega need suhted tekivad, et nad ei tee lihtsalt nad lihtsalt ei käi tööl või nad lihtsalt ei tee mingit enda asja, vaid need kõik iseloomustab see, et nad on hästi uudishimulikud. Ehk niimoodi, et ma ise nagu õpin nende käest ja siis nemad loodetavasti nagu midagi õpivad ka minult. Ma sellele uudishimule täiesti panen pluss ühe alla ja siis see tunne ka, et kui see uudishimu on ka olemas vastastikune, siis tekib nagu see mõnus turvatunne, et mul on hea olla nende inimestega. Aitäh. No praegu, kui te vastasite kõik, et ja ma ise ütleks taustaks, minust olete kõik päris sotsiaalsed inimesed, ükskõik, kas te ütlete enda kohta ekstravert või introvert, mina olen teid tundnud ja minu jaoks te olete ikkagi kõik valdavalt üsna sotsiaalsed inimesed. Ja võib-olla kõikide jaoks ei ole nii lihtne kui teile, et ei piisa ainult uudishimust ja võib-olla paljude inimeste jaoks kaasneb sellega ka ikkagi piisavalt palju ebamugavust, et üldse ennast nii avatavaks avada ja üldse kellelegi nagu lähedale jõuda. Et ma arvan, see ei ole võib-olla alati tingimata nii lihtne, aga et võib-olla selles suhtes tahakski minna võib-olla just kohtadeni või olukordadeni, kus selline side võiks tekkida ka inimeste vahel, kes ei ole võib-olla loomupäraselt nii avatud ja nii altid kõikidega suhtlema. Et võib-olla järgmine küsimus ongi natuke sellest, mida te kõik puudutasite, et küll kas selle läbi, et tähenduslikud suhted tekivad tööl või erinevates klubides või siis muudes formaatides, aga see jooksis teilt läbi, et ta on mingi selline koos tegemine või selline ühise justkui eesmärgi nimel loomine, et kui te mõtletegi nüüd erinevate formaatide peale või erinevate kohtade peale ja te puudutasite ka seda teemat juba osaliselt, et mis seal siis nagu päriselt juhtus, et võib-olla siin ma küsiks esimesena just Jaanalt, sest Jaana on, nagu ma intros ütlesin, minust hästi tugevalt puutunud erinevate tahkudega kokku selliste kogukonna suhete loomisele, et ta on olnud vabatahtlik, ta on aidanud selliseid formaate ise disainida läbi oma töö Startup Days, läbi töö garaažis, kui ka siis muul viisil olnud suhteliselt aktiivne inimene. Et mis juhtub päriselt ja mis olukord ja mis formaadid need siis on, mis nagu töötab? Et kas sellel eesmärgipõhisusel on mingisugune idu? Kindlasti, kui sa töötad inimestega koos, siis võib-olla isegi kui sa ei ole kõige julgem suhtleja, siis lihtsalt see, et sa oled sunnitud suhtlema, annab juba mingi aluse, et ma ei tea, teed koos tööd ja siis jutt läheb üle sellele, et mis sa nädalavahetusel teed ja õpid inimest päriselt tundma, ka väljaspool sellest konkreetsest tegevusest, mis sa teed, aga ma ei tea, erinevatest tahkudest, mis ühendab, on tõesti see, et sa teed inimestega koos, sa teed pikaajaliselt inimestega koos, võib-olla pead reisima inimestega, siis sa õpid tundma neid ka väga erinevate külgede alt, et ei ole ainult see, et kõik on rõõmsad ja heast tujust, lähete koos kohvile, vaid kui päriselt teed kellegagi vähese une pealt, stressiolukorras tööd, siis ma arvan, et see on kõige parem viis õppida inimesi päriselt tundma ja kui sa siis ka saad inimesega läbi, siis
tõenäoliselt see suhe võib kestma jääda ja minul on kuidagi õnn ka olnud see, et inimesed, kes on ühes eluetapis mu ellu tulnud, siis ma olen saanud neid kaasata ka teistesse. Kuidagi ma olen tagasi ka tulnud, et Startup Day'st läksin garaaži ja tagasi Startup Day'sse siis Estbani, et ma on mõned inimesed, kellega mulle meeldib koostööd teha, mul on olnud see rõõm, et ma saan neid lihtsalt kaasa võtta ja kaasata erinevatesse kohtadesse ühel viisil või teisel. Triin, sina oma kogemusest, sa oled ka hästi aktiivne ja sa lööd igal pool kaasa, et mis seal siis juhtub, mis seal siis teisiti on, et kui me, tingimused. Mõtlesin, et tegelikult rääkida siia häkatonist, kuna sa juba ennem selgitasid seda häkatoni formaati ka, et see on selline intensiivne koostöötamine, siis võib-olla üks teine koht, kus minu arvates kus on ka selline väga kiire ja kerge suhteeksam, on spordivõistlused ja ma ei tea, kas keegi siin teab või on käinud sellisel jooksuüritusel nagu tipust topini, kus siis 5 inimest on ühes autos ja 5 inimest on teises autos, aga põhimõtteliselt see suhtlus siis toimub seal ühe auto piires ja 5 inimesega sa oled seal autos nagu 2 ööpäeva ja igaüks peab selle jooksul 3 korda jooksma, sellise 10-15 kilomeetrit järjest. Kuskil vahepeal saab Tartu või Tammsalu mingi spordihalli põrandal koos 100 teise inimesega magada 2 tundi, võib-olla saab dušel käia ja tanklas saab mingit toitu võtta, et ütleme nii, et seal autos sa igaühega olla ei taha ja see on päris lahe kogemus, kus saab ikkagi selle nädalavahetusega aru, et mida selle inimesega saab teha ja mida ei saa ja tegelikult need elemendid on samad, mis tulevad välja ka töökeskkonnas, et see on ikkagi selline kerge kriisisituatsioon, et inimesed neil on ühine eesmärk, aga sa oled ikkagi nagu kerge pinge all, kuigi see ei ole isegi mitte võistlus, sa ei pea jooksma aja peale, sa pead lihtsalt läbima oma distantsi, ja kui ei läbi, siis tegelikult keegi teine saab seda sinu eest teha, aga see on nagu ikkagi meeskondlik pingutus, see on ühine eesmärk see ära joosta ja samal ajal sul on nagu päris ebamugav olla, et su nagu tingimused on sellised kasinad ja ebamugavad, et seal tuleb see karakter, ma arvan, kenasti välja. Ma kuulasin siin teid ja mulle tundub, et selline spordivõistluse ja häkatonide formaat üldse, et sellel ju ühine nimetaja võiks olla see, et sul on mingi piiratud aeg ja väga tugev eesmärk, et see annab ülihea võimaluse vaadata, et kas need inimesed, kellega sa seal ühes paadis oled, et kas nendega on võimalik edaspidi ka töötada. Et muidu on ju nõnna, et mis seal häkatonidel spordivõistlusel ühine eesmärk, siis ilmselgelt on selged rollid, mina vajan sind ja sina vajad mind ja ma tean seda, et ma olen tähtis siin meeskonnas, siis mul ei ole aega ilusateks sõnadeks, see tähendab, et ma pean käituma ja tegelikult usaldus tekib käitumise baasil, ehk siis ma saan kohe aru. Ja pinge olukorras mul ei ole aega endale ka maski ette panna, mida me tegelikult väga tihti teeme, et olla ilusam, tublim, arukam, et ma meeldiksin inimestele või saaksin mingisuguse müügi, vaid pinge olukorras ma peangi olema nagu ise ja kui meil pinge olukorras meil kõigil on omad kiiksud küljes, ehk siis ka see, et kas need kiiksud on aktsepteeritud või mitte, et nagu ma saan üsna ruttu nagu selgeks selle, et kuidagi see, et sa valideerid kiiresti ära, kas on sinu inimene või ei ole sinu inimene, eks ju? Ja see on ju just, kui see ei tähenda, et peale häkatoni või spordivistust te olete nagu üliägedad koos ka edasi, aga see on hea valideerimisvõimalus. Kindlasti seda aru, kellega sa ei taha rohkem koos teha. Nagu see selgub küll ära. See selgub ju väga kiiresti. Me oleme isegi neid konflikte lahendanud, kus keegi lukustab ennast arvutiga ühte tuppa, hoiab ülejäänud tiimi eemale ja seda näeb ikka päris palju, et see intensiivsus toob inimeste sellised erinevad küljed väga kiirelt välja. Martin, tahad lisad midagi? Ja lisaks küll, et võib-olla ülikooli poolt ka perspektiivi. Ehk ma ise olen siis struktuuriüksusest rakendusliku tehismõtlemise töörühmas, mis tähendabki seda, et on see akadeemiline pool ja siis mida tähendab rakenduslikkus ongi see, et võtta ja tuua see päris ellu. Ja siis samas valdkonnas, et ka IT magistrantidele annan ainet, mille nimi on tarkvara ettevõtluse projekt.
ehk mida see siis tähendab, et tudengid on nagu hästi targad, nutikad, et õpivad koolis hästi palju, et nad teavad mingitest asjadest nagu oluliselt rohkem kui mina. Aga et kuidas nüüd võtta nagu see teadmine ja viia päris ellu. Ja kohe nagu tekibki siin piir ette, et noh, üksinda sa võid midagi teha, aga mida sa üksinda tehes. Et me jõuame ainult nagu X, et ainult nii palju. Ehk siis see toimubki siis nagu meeskonnade vormis. Ja noh, et tegemist on küll, et okei, kõik on nagu IT-tudengid, aga siis jälle, et kui nüüd ehitada mingi päris asi, mis oleks nagu elujõuline, kus on siis päris kliendid, päris kasutajad, päris probleem, et siis peab nagu suhtlema, et siis kohe tekib nagu selline olukord, et noh, kes on nagu introvertsem, kes on ekstravertsem, kes oskab hästi, on nagu disainitunnetusega, kes on hästi mingi tehnoloogiatunnetusega. Ehk inimesed peavad kokku tulema ja ise siis täiesti nagu mitteformaalselt, et leidmagi siis üksteise tugevused ja nõrkused. Ja siis alati on see, et ta nagu enam-vähem töötab, siis mõnikord juhtubki seda, et noh, inimesed ei sobi, et on nagu kokku. Aga ikkagi, et on nagu see ühine eesmärk, ühine pingutus, et nagu piirangutest tekib see asi juurde, et kus peab ennast nagu suunama. Et sarnaselt siin noh, spordivõistlusega, et kus on nagu see finiš, et siis meil on ka, et on semester, finiš ja siis mingi numbriline tulemus. Et sinna nagu, et siis see nagu kogu tulemus, et ta tekibki siis selle kaudu, et kus inimesed saavad kokku, aksepteerivad üksteise tugevusi, nõrkusi ja siis nagu koos proovivad neid arvestades jõuda siis mingi punktini X. Ma tegelikult küsingi kohe edasi, Martin, sa võid esimesena vastata sellele või nagu, sest see natuke lähtub sellest sinu vastusest ka. Sina oled saatnud meil häkkidele ju tegelikult häkatonidele väga palju tudengeid läbi aegade ja ma arvan, ülikoolide mõttes läbi sinu on ka nagu üks püsivamaid suhteid tegelikult tekkinud garaažil, et me alati teame, et meil tuleb üritusele TalTechi tudengeid, sest et Martin käsib neid häkkidele osaleda. Et see on üks selline, no, nii on, et see on üks kindel osa nagu osalejaid, et me teame, et sinna tulevad Martini tudengeid, et no sa ilmselt pead neile midagi ütlema ka, et miks te osalete, et mis see põhiline asi on siis, mis sa neid sunnid mille pärast mina neid saadan sinna, on see, et mida ma olen nagu märganud, et me kõik oleme nagu enda eriala eksperdid ja mida rohkem me enda teemaga töötame ja tegeleme, et siis me lähme nagu lukku sinna enda valdkonda. Ja siis minu eesmärk, et miks ma tudengid häkkidele saadan, ongi see, et nad saaksid kokku täiesti võõraste, täiesti suvaliste inimestega, keda nad varem pole näinud, siis noh, eeltingimus on see, et nad peavad seal suutma kommunikeerida. Ehk noh, sõltuvalt sellest, et näiteks ongi, et on IT-tudeng, peab suutma kommunikeerida arsti ja disaineriga, näiteks kui mingit meditsiinitarkvara ehitatakse. Et nad peavad olema kõik ennast samale lainele viima ja siis selle baasil nii ootusi juhtima kui ka siis ehitama ja konstruktiivselt töötama. Ehk on see, et enda nagu sellest valdkondlikust mullist välja saada. Et mida ma näen just, et sageli juhtubki, et inimesed, et nad lähevad nagu enda sellesse skeenesse nii kinni, et nad nagu välja poole ei näegi. Et siis natukene neid seinu või müüre murda. Selline lühike formaat ja natuke intensiivsemad tingimused ja eesmärgipõhisus ja haavatavus ja ausus ja see, et sa näed erinevaid rolle, et te olete seda kõike juba kirjeldanud, mis on oluline erinevate suhete loomisel. Kui te mõtlete nagu enda peale ja kui te mõtlete sellise lühendatud formaadi peale, kus te olete saanud endale olulisi kontakte ja olulisi inimesi, kelle peale te ka nagu tulevikus loota saate, kas tööelus või sõbrana, siis mis on teie jaoks kõige olulisem? Et siin võivad ka kõik vastata üksteisele vastu rääkida. Et intensiivsus käis hästi palju läbi, intensiivne, et kas saab ka ilma selle intensiivsuse või kuidas see toimib üldse? Minu jaoks on oluline, et ma ikkagi saaksin selle inimesega kuidagi üks-ühele rääkida. Mingi lõigu või mingi perioodi, et see kõik võib olla nagu
väga, väga intensiivne või noh, näiteks kui sa käid kuskil konverentsi tüüpi üritusel rohkem, et seal võib olla lihtsalt nii, et kogu seda kõike, mis toimub, on nii palju, et sa tegelikult ei jõua kellessegi nagu süveneda või kellegagi rääkida. Et kuigi see häkatoni formaat on näiteks täpselt ongi intensiivne ja sa töötad selle probleemi lahenduse, selle prototüübi loomisega, siis seal ikkagi tekivad mingid pausid, kus inimesed omavahel suhtlevad. Ma ei tea, lähed lõunalauda, on ju, vahepeal võib-olla räägid seal oma sellest projektist, aga mingitel hetkedel seal tulevad ikkagi mingid isiklikumad teemad ka jutuks. Ja minu arvates see on nagu see teine alus, et üks asi on see, et kuidas selles pingeolukorras vastu pead, aga sul peab olema mingi ühisosa. Et nagu Martin mainis seda uudishimu, et see hetk peab olema, kus see inimene saab sinust seda uudishimu tekitada. Et see tavaliselt ei ole nagu niiviisi, et vaatad peale ja mõtled, et küll see tundub huvitav inimene, et ta ikkagi peab mingit infot või midagi välja andma, et see uudishimu saaks tekkida. Ma arvan, et see on ka vastastikune, et sa pead ise ka pakkuma seda. Ma olen olnud olukordades, kus ma ainult küsin inimese kohta midagi, aga vastu ei saa, ja siis on keeruline luua neid suhteid. Et mulle ei meeldi väga palju vaikuses olla, siis ma oskan eetrit täis rääkida küll või inimestelt küsimusi küsida, et mingi 3-tunnine autosid vaikuses ei mööduks, aga sellest ei jää lõpuks ühtegi suhet püsima, versus kui inimene tunneb ka sinu vastu huvi ja see kuidagi tekib selline loogiline vestlus või ma arvan, et enamike inimestega on võimalik leida mingisugune ühisosa, lihtsalt mõlemad peavad olema avatud sellele. Ma tean inimesi, kes käivad häkatonidel, sest neile lihtsalt meeldib ehitada, nad ongi sellised tech-inimesed ja nad otsivad tiime, kui mina arvasin kunagi, et inimesed otsivad tiime selle järgi, et see on see idee, mille kallal ma tahan töötada, siis ma olen kuulnud, et inimesed otsivad ideid ka mingid, see inimene on lahe ja ma tahaks temaga koos midagi teha, et see on ka viis, kuidas seda teha, lihtsalt sa pead olema avatud ja ise ka pakkuma seda vestlust ja ise ka tahtma olla sellest osa. Ja networkimise osas minu häkk on ka vahel see, et ma üritan mitte minna mingi agendaga inimese juurde, kui ma konverentsil kohtan, vaid ta tundub lahe, ma lähen õpin teda tundma ja sealt on ka võib-olla suurem tõenäosus sõpru või kolleege või midagi sellist leida. Jah, mul vahepeal kadus ära, Mari, mis sa küsisid? Sest ma mis sinu jaoks on kõige olulisem, mis seda sidet loob psühholoogina sellisel lühikese formaadi mõistes? Jah. Ja ma täiesti tegin zone out vahepeal, et mõtlesin omi mõtteid ja ma tegelikult aeglase mõtlemisega, nagu ma olen, et siis ma jäin kinni selles mõistes, mis sa ütlesid ise, Mari, et see on nagu haavatavus. Ja võib-olla see on mingi mõiste, mida täna hästi palju räägitakse ka, et me peame olema haavatavad töö juures ja tunnistama oma vigu ja ikka rääkima sellest, kuidas ma ei oska või millest ma aru ei saa ja abi küsima ja see ongi hästi oluline ja mina tavaliselt olen ka väga haavatav ja väga avatud ja tunnistan asju, millest ma aru ei saa, aga mis paneb mind näiteks seda haavatavust ära kaotama, mis tahes olukorras, kas siis kiiretel sellistel projektisutsakatel või tööl on see, et ma alati ju skännin ja inimestena skännime, et milliseid skaneerime. Jah, on nii eesti keeles. Et milliseid vastuseid ma saan oma haavatavusele. Et kui ma olen otsustanud öelda, et ma ei mõista või midagi, ja kui ma saan vastuseks selle, et sa oledki nii loll, et kuidas sa siis aru ei saa sellest, no siis tõenäoliselt järgmine, et ma ei ole enam haavatav, vaid sulgun endasse. Nii et siis see on nagu midagi, mida me kõik peaksime nagu mõtlema või nagu selline mõtlemise koht, et see haavatavus üks asi, aga et kuidas sellele reageeritakse, tegelikult defineerib ära selle, et millised on mu järgmised sammud. Ja kas ma enam õigel hetkel siis teen suu lahti ja ütlen, et ma ei ole päris kindel teie otsuses või mul on hoopis mingisugune parem mõte, et see nagu haavatavus ja reaktsioon haavatavusele võib sulgeda päris niisuguse potentsiaalselt eduka koostöö. Jah, see oli minu mõtterännak. Aitäh. Ja ma ei tea,
et siin päris palju asju on nimetatud olulisi, aga et lisaksin võib-olla selle, et mida tegelikult see pingeolukord või kui need sellised ranged piirid lisavad, üks asi on see, et kui kõik asjad lähevad nagu hästi ja väga ladusalt, et siis ongi nagu tore, aga et need sellised huvitavad suhted, mis siis hiljem edasi võivad areneda, on just, et nagu nendes olukordades, et kui kõik asjad lähevad nagu väga valesti ja väga halvasti ja siis kuidas sealt kas siis välja tulla, et noh, kui võtamegi nagu need Garage 48 üritused, et siis see asi, mida siis pühapäeva pärastlõunal demonstreeritakse, et sellised ilusad lihvitud näevadki nagu välja sellised, nagu oleks kohe alguses teada olnud, et mida plaaniti ehitada. Aga tegelikult, et seal vahepeal võib olla nii draamat, meeleheidet, kõiki muid asju, millest siis edukalt on nagu välja tuldud. Jah, aga samas, et ongi nagu, et nagu minult nagu keegi üldse küsib, mis on nagu Hackathoni põhiväärtus, siis minu jaoks on see inimeste kokkutoomine, inimeste ühendamine ja ma olen seda ikkagi näinud väga palju, et isegi kui kõik asjad ei lähe nii hästi või ükskõik kas lähevad hästi, sõltumata nagu sellest, mis juhtus selles ürituse formaadis, need inimesed lähevad edasi päris tihti kas co-founderitena või inimestena, kes ka, ma ei tea, 10 aastat hiljem ikkagi reaalselt koos töötavad ja see suhe saab sealt alguse, et midagi peab see intensiivne formaat nagu ikkagi tegema. Küsimus ongi, et kas seda peab nii intensiivselt tegema, et kas intensiivsus ise loob sellise surveolukorra või mis selle siis nagu tekitab just kui sellise tugeva sihte? Mina võib-olla tooks ühe märksõna siia veel juurde, see on, ma arvan, usaldus ja usaldusväärsus. Et mis iganes formaadis, kas me räägime nüüd spordiüritusest, kolleegidega millegi koos tegemist, Hackathonist, kas see inimene on kokku lepitud ajaks kohal, kas ta teeb oma asja ära, kui tal midagi vahele tuleb, kuidas ta seda kommunikeerib, need on justkui nagu hästi väiksed asjad, aga need on nagu päris oluline sisendinfo selleks, et saada aru, kuidas temaga üldse asju on ajada. Ja või siis kuidas temaga kohe kindlasti nagu, et sa ei tahaks temaga neid ajada, kui see on nagu, kui see süsteem või see dünaamika ei ole selline, nagu sulle sobib. Ma lisan usaldusele ka austust. Ma arvan, et minu jaoks on usaldus ja austus 2 kõige olulisemat asja. Ja kui üks nendest lonkab, siis võib-olla on võimalik veel midagi teha, et kui sa väga austad inimest, siis kui tekib konflikt, siis okei, et sa oled nagu hetkeolukorras võib-olla hullult pahane, aga seda on lihtsam lahendada pärast, sest et sa tegelikult austad ja usaldad inimest. Ja vastupidi, kui sa võib-olla ei austa väga, kui sa usaldad, et tehtud saab, okei, siis need asjad saavad tehtud, võib-olla pikaajalist suhet ei teki, aga kui emb-kumb nendest hakkab natuke lonkama, siis minu meelest on palju keerulisem pärast välja tulla. See ei vasta su intensiivsuse küsimusele. Ma arvan, et sa ei pea väga intensiivselt asju tegema, et kui sa teed ka pikaajaliselt rahulikult koos, siis see toimiks ka, aga austus. Ja austus ja usaldus ja siis see, et kuidas ma siis austan ja usaldan, on see, et ma siis tahan inimesest päriselt aru saada ja kui ta siis on eriarvamusel või kui mul on mingid erinevad ideed, ma tahan päriselt aru saada, et mida ta mõtleb või mis on siis tema idee, ma arvan, et sellega saab seda usaldust ja austust päris hästi luua või tunnet. Ehk võimegi öelda võib-olla, et kommunikatsioon üldiselt, et nii positiivne kommunikatsioon kui ka siis piiride seadmine ja siis, et kui midagi ei meeldi, et ka sellest nagu teadaandmine. Et ausus, austamine ja siis ise ka nagu paindlikkus, et kus ma olen näinud, et just see koos tegemine ebaõnnestub, on see, et kui keegi ongi niimoodi, et tal on väga selge visioon, et ajab väga nagu enda rida, aga siis sellist välist asja ei kuula. Okei, kommunikatsioon, ausus, usaldus on see tööriistad ja põhilised sellised väärtused, mis peavad nagu kaasas käima, et sellised sidemed saaks üldse tekkida.
aga kui oluline on teie kõigi jaoks ja kui tihti on nagu teie enda jaoks tekkinud sellised suhted just nagu eesmärgipärase koostööga, et see eesmärk võib olla ükskõik midagi, et näiteks, ma ei tea, mulle meeldivad koerad ja ma tahan koeri aidata, ma käin koerte varjupaigas või ma aitan luua mingit üritust või osalen kuskil vabatahtlikuna, sest et mulle see üritus lihtsalt nii väga meeldib. Või siis kas või Hackathoni puhul ma usun sellesse projekti, ma arvan, et see on hea asi, teeme selle koos valmis. Et mind on nagu selline võib-olla ühiste eesmärkide nimel töötamine sellise usu ja kirega on just nagu viinud kokku võib-olla inimestega, kellega ma ka edaspidi ühisele lainele satun. Et kui oluline teie jaoks on eesmärgipõhine koostöö? Mina arvan, et see on väga oluline. Et kui seda eesmärki ei ole, et siis saaks nagu lihtsalt kohvikus olla, istuda, aga vaata seal kohvikus nagu, ma ei ole kindel, et kas sellised sügavamad suhted nagu tekivad. Oleneb, kui see väga kohvi maitseb, siis võib-olla sinuga on küllalt kohvist räägitud. Kui see, kui kohvi ja hobi, et siis ma tooks nagu selle, et see on see õppimine uudishimu, aga kui lihtsalt nagu chillida, et ikkagi need ühised eesmärgid, et sõltumata sellest, et mis formaat see nagu on või mis asi, et kas olgu see siis mingi tööprojekt, et olgu see siis mingi vabatahtlik projekt, et olgu see mingi kunstiprojekt, aga kõikide asjade puhul ongi, et see koostegemine ei ole mitte lihtsalt koostegemise jaoks, vaid on kusagile jõudmiseks mingi konkreetse sammuni. Jah, et see eesmärgipärasuse kogemine, et need inimesed, kes siia eesmärgipärast on kokku tulnud, et mul on, et mina olen vajalik ja kõik need teised inimesed seal on siis ka vajalikud ja et minu edu tuleb läbi teiste edu, ma arvan, et see kogemus, see kuuluvustunne ka samamoodi. Ja kui sa töötad sama eesmärgi nimel, tõenäosus on, et maailmavaade ühtib, võib-olla on veel mingeid asju, mis ühendab. Kui me korra selle peale mõtleme, et ma vist pean tunnistama, et mu kõige paremad sõbrad elus, me ei ole vist kunagi ühise eesmärgi nimel töötanud, vaid me oleme lihtsalt kuidagi teistpidi kokku saanud, aga uute täiskasvanu eas loodud suhted on tõesti vist eesmärgipäraselt kas Startup Day või mingi Hackathoni või sama raamatu lugemise või mingi asja korraldamisega tekkinud. Vabandust, et ma segan, aga see mitte eesmärgipärasus võibki olla näiteks, kui mingit lauamängu mängida, et seal tegelikult on ikkagi eesmärk, et võib-olla ta ei ole nagu väga formaalselt kuidagi kirjeldatud või ta ei ole väga selline dokumenteeritud, aga et mingi eesmärk ikkagi on. Või see eesmärk võib-olla on nagu selline filosoofilisem, et me tahame teineteist toetada elus või rääkida asjadest, mis meid huvitab. Jah, ma ei tea, aeg-ajalt kokku tulla, et lauamänge mängida, aga see ei ole see, et me nüüd teeme seda asja, vaid see asi on lihtsalt tegevus, et kokku tulla, mitte võib-olla see põhjus, miks me suhtleme üleüldiselt, aga me võime seda eesmärgipärasust väga filosoofiliseks ajada ja siis jah. Kõik päris erineva vanusega, ka sina oled kõige noorem, sul ongi veel sellised esimesed sõbrad alles. Ja sa saad 40 aastat vanemaks, siis see kõik muutub. Kas ma siis ei suhtle enam oma keskkooli sõpradega? Võib-olla suhted, aga ajaga suhted muutuvad natukene. Kui palju sul on see eesmärgipõhisus? Sul on ilmselt seda päris palju olnud elus, sa oled hästi aktiivne. Mulle väga meeldib, kui on suur eesmärk või ma tunnen, et see, mida ma teen, et sellel on mingi põhjus ja eriti hea tunne on siis, kui see põhjus tundub võimalikult suur. Et näiteks ma olen vist 8 aastat olnud vabatahtlik Ironman Tallinna korraldustiimis. Ja kuidas ma sinna sattusin ja miks ma sinna 8 aastaks jäänud olen, iga august 1 nädala oma elust sinna panen. Praegu ma ütleks, et jah, et see on inimesed, et see on lihtsalt väga hästi korraldatud, väga äge suur sündmus, need on inimesed, osad on tulnud, osad on läinud,
mõned on samad, et see on minu enda jaoks hästi, hästi lahe nädal alati ja tunne, et ma olen osa sellest tiimist. Aga kuidas see kõik minu jaoks alguse sai, tegelikult mis oli see põhjus, miks ma otsustasin nendega vabatahtlikuna seda teha ja olen sinna ka tagasi läinud, on see, et Ironmani siis nii-öelda Eestisse tooja ja peakorraldaja endine triatleet Ain-Alar Juhanson, minu jaoks väga, Paidest pärit muideks, on minu jaoks väga inspireeriv inimene ja kui tema kunagi unistas sellest, et tuua Ironman Eestisse, nagu see bränd ja see üritus, siis Eestis kogu see triatloni kogukond oli nagu hästi väike ja et see põhjus nagu ei ole selles, et teeme ühe laheda ürituse kord aastas Tallinnas, vaid tegelikult see kõik hakkab sellest pihta, et eestlased rohkem liiguksid, ennast liigutaksid, teeksid sporti, seal on erinevaid võimalusi, mis aladega sa tegeled ja tema on tegelikult eest vedanud seda, et triatlon muutuks eestlastele kättesaadavamaks ja Eestis siis populaarsemaks ja kasvatanud seda kogukonda üle Eesti, kes on seotud, see võib-olla teab paremini, kui palju selliseid sündmusi, mida üldse kõiki ei vea tema, on ju, selles mõttes triatloni klubisid on palju, aga kui palju neid tänaseks päevaks on, kui suur on see harrastajate seltskond võrreldes siis näiteks 10 aastase taguse ajaga, kui oligi, et esimene Ironman tehti Otepääl, on ju. Ja see on minu jaoks nagu motiveerim, et ma tunnen, et kui ma aitan kord aastas seda kommunikatsiooni teha sellele Ironman Tallinnale, et siis mina justkui panustan sellesse, et eestlased liiguksid ja teeksid rohkem sporti. Võib-olla see on nagu liiga selline pikk tee, aga mind sellist asjad väga-väga motiveerivad. Sest üksi ma ju, mida ma üksi ikka suudan ära teha, et koos on see skaala palju laiem. Aga kui tihti nagu kõikidele korraldajatele, kes siin praegu paneelis on, kes regulaarselt korraldavad, kui tihti te ise tunnete nagu seda, kui selline esimene nagu ongi üritus saab korraldatud, selline esimene käegakatsutav või see põhiline käegakatsutav eesmärk on justkui saavutatud, et siis tekibki selline tühjus ja siis ei olegi midagi muud teha, kui jälle uuesti korraldada, et kas see tunne on teile tuttav? Ja ürituskorralduse pohmakas on täitsa asi, eriti kui sa oled seal suures rollis, teed, et see on su kogu elu olnud mingi perioodi. Startup Day puhul see oli aasta aega periood, see oli muutus nagu identiteediks mingi hetk ja pärast esimest peakorraldaja aastat, ma arvan, mingi 4 kuud olin kuskil, nagu ma ei ütleks, et nagu mitte masenduses, mitte läbi põlenud, aga nagu väga madalas olekus, aga siis õnneks on inimesed, kes on teinud seda enne mind, kes mingi aeg-ajalt olid mingi, kuidas sul läheb, ma tean, et praegu on keeruline aeg, et kui sa tunned ära seda, siis on hästi oluline, et oleks inimesi enda ümber, aga ma võtsin ka seda, kui järgmine aasta ei tohi seda juhtuda, siis ma tegelikult ei taha 3 kuud kurb ja väsinud olla, siis õppisin või leidsin endale mingid mehhanismid, mis aitavad elu mitte täielikult töö ümber kujundada. Häkkide järgi on samamoodi tuntud ka osalejatel sellised häkatoni järgsed pohmakad, et mitte ainult korraldajatel, kus ongi lihtsalt selline väga-väga madal seis tekib. Häkaton ise on lühem, see nii-öelda halb seis kestab ka nagu vähem, aga see ongi selline tunne põhimõtteliselt, et nagu midagi ei loe enam siin elus. Et see on küll hästi tobedalt öeldud, aga see muutub nagu hästi selliseks tasaseks ja ilma eriliste värvideta see elu. Liisi vist ütleb selle kohta, ma ei ole psühholoog, foon äkki või mis asja, kuidas sina ütleksid mina mõtlesin pigem niimoodi, et kui sul on kiire ja põnev ja siis kõik nagu tahavad teha, tuleb hasart, siis tuleb adrenaliini rohkem sisse ja siis on siis adrenaliini langus, mis tegelikult põhjustabki selle, et siis on see nii-öelda teatud hormoonid siis ja kõik asjad, mis langevad need tasemed ja siis tuleb see tühi tunne sinna sisse, et see on üsna tavapärane, normaalne. No mõni muidugi mõtleb ühe päeva, et nüüd teeme rohkem ja veel ambitsioonikamalt, et tahab kohe seda laksu nagu juurde ka saada. Et eks see on niisugune hasartne ärategemine, see on põnev, see on äge.
aga võib-olla suhete jätkus, see ongi nagu huvitav, sest seda nagu puudutatakse minul ka päris palju, et mis siis saab edasi, mis saab peale seda üritust edasi, et kuidas nagu osalejad omavahel edasi lähevad. Et võib-olla sulle, Liis, küsimus, et nagu mida siis teha, et need suhted justkui nagu käima jääks ühest küljest, jah, võib-olla projektipõhiselt, kui sa töötad millegi kallal, aga mis teha, kui see lühike formaat, kus sa oled kokku tulnud ja kokku saanud ja töötanud millegi nimel lühikest aega koos, aga ikkagi väga intensiivselt külg külje kõrval, et mida teha, et see suhe nagu püsima jääks? Võib-olla seda teistele ka siis, aga sa vasta esimesena. Absoluutselt ja siis mulle tundub nagu see kontroll, et kas häkaton läks hästi või mitte, et noh, et alati ei lähe ju kõik meeskonnad ka käima, et siis, aga et need meeskonnad, kes käima lähevad, et kuidas nemad siis oma ideed edasi hakkavad elama, on see, et sa pead redefineerima siis selle eesmärgi, et kui sa nüüd ilmselgelt sa ei saa aasta jagu 24 tundi kogu aeg pingutada ja töötada, vaid sa pead siis mingisuguse ümberdefineerimise tegema, et kes te siis grupina olete, et mis on siis teie grupi identiteet ja uus eesmärk. Ja mulle tuleb ikkagi, mulle see haavatavus ei anna nagu rahu, et see, kui oluline on see, et säiliks ka inimlik kontakt edasistes suhetes, et me ei jääks keskenduma ainult mingitele tööülesannetele või töö eesmärkidele, vaid me säilitaks mingisuguse inimliku kontakti. Ja seda nagu raske kirjeldada, aga ma toon võib-olla ühe näite, et ma töötan palju meeskondadega ja mul oli üks meeskond, kes oli oma juhtkond, jah, 10-12 inimest ja nad olid omavahel kuidagi nagu ummikus või pahuksis või kuidagi ei jõudnud asjadega edasi, aga mugavustsoonis tõenäoliselt. Ja mis ma nendega tegin, et ma ei teinud nendega mingit sellist eesmärgi ümberdefineerimist või sellist, vaid ma tegin hästi lihtsad psühholoogilise turvalisusega seotud harjutused, mis siis tegelikult taastavad inimlikku kontakti. Seda, et ma olen vahel kurb, täpselt nagu sina või ma ei tea, mul on mida iganes, et kuidagi sellised nagu inimliku kontakti taastamise harjutused ja see päästis, nad siis pärast tagasisidestasid, et sellesama õhtul, kui neil olid eraldiseisvad vestlused, et need olid palju viljakamad ja sisukamad. Et selle inimliku kontakti all ma ei mõtle seda, et me peaks kõik nagu sellised nagu draamad ja kurvad lood ära rääkima või ainult keskendumagi sellele, aga et ma kuidagi nagu adun sind inimesena peale selle, et me oleme koos ja teeme tööd koos. Jah. Ma ei tea, et täiendaks võib-olla, et kui me mõtlemegi niimoodi, et see Garage 48 nädalavahetused, mis nagu selle eesmärk on, et tegelikult eesmärk ei olegi see, et kõik need meeskonnad nagu nüüd edasi teeksid täpselt seda sama asja. Et minu kogemus ongi, et ma olen osalenud ka siis erinevates rollides päris palju. Ja enamalt jaolt ongi see, et ma ei võida mingit auhinda, et see ongi nagu ühekordne projekt, et see asi siis visiseb välja. Aga mis on nagu oluline, et pigem need samad inimesed, et erinevatest valdkonnadest, et kellega me siis üks kord oleme koos olnud, ja siis ma olen hiljem nagu hoopis midagi nagu muud teinud. Ja lihtsalt, et tänu nüüd sellele, et me koos nagu olime samas tiimis, tegime sama asja, et siis ma juba nagu tunnen teda ja siis meil on hästi lihtne nagu suhelda, mõtteid vahetada ja siis ehitada juba midagi nagu uut. Ma olen väga nõus selle mõttega, eriti kuna Eesti on nii väike, siis tõenäosus, et sa puutud samade inimestega kunagi hiljem tulevikus kokku on väga-väga suur. Siin 2 näidet tuua, üks tüdruk, kes siin enne istus ka Merilin, me kohtusin teda mingi 9. klassis esimest korda, kui me VHK katsetel sattusime koos ja siis me tegime startup teid lõpuks koos ja nüüd me oleme lihtsalt sõbrad. Või siis Garage 48 esimene projekt, mida ma ise juhtisin, seal oli üks Madis, kes oli kunagi ise häkatonidega oma ettevõtte kokku pannud. Siis lõpuks ta oli mu startup day tiimis, ta läks ära ja nüüd me töötame jälle koos, sest et me lihtsalt töötame samas sektoris, et ma arvan, et on hästi oluline Eestis
eriti meeles hoida, et suhteid hoida on hästi oluline, sest et hästi lihtne on karjuda inimeste peale, pahandada ja draamat teha, aga siis on väga suur tõenäosus, et äkki 5 aasta pärast, 6 aasta pärast pead uuesti tööd tegema ja siis sa pead seda suhet hakkama uuesti looma, mis on palju keerulisem kui see, et kohe mingeid muresid lahendada või mida lahe on tegelikult. Tahad veel midagi lisada siia? Ei taha? Okei. Kui te nüüd ise peaks mõtlema, et te täiesti ise disainite ühe kogemuse erinevatele täiskasvanu eas olevatele inimestele, siis mis te ise teeksite seal? Ideaalne selline keskkond inimestele, mille eesmärgik oleks luua tähenduslikke suhteid. Selliseid tähenduslikke suhteid võib-olla, millele Jaana just viitas, kus saad inimesega piisavalt hea suhte, et temaga erinevat pidi ka edaspidi koos töötada. Et mis oleks selline keskkond, mille te looksite, et mida te võtaksite ja mida te jätaksite, et missugused võiks olla need tingimused justkui, et just korraldajana. Nagu Hunger Games. Jah. On mingeid Triinust mõtteid. ongi nagu Mina Hunger olen Games. päris palju pidanud nagu korraldama ja disainima, et kas ja me saame ka nii palju erinevat tagasisidet, et mis kõlbab ühele, ei kõlba teisele ja lõpuks sa ikkagi teed seda, mis on nagu kaua aega ennast tõestanud ja võtad seda tagasisidet siit-sealt, aga jaa, et kas teil on nagu midagi sellist, mis te tahaks teisiti teha ja mis teile nagu kindlasti tundub, et selles kogemuses olla võiks? Kui me mõtleme kas või märksõnadena näiteks limiteeritud aeg, inimesed erinevatest rollidest, erinevatest taustadest, Ma arvan, et mõtteülesanded. hästi lihtne on nagu korraldada mingit üritust, mis iganes see formaat siis parasjagu on, et kas on nagu konverents või ma ei tea, infopäev või häkaton või mis iganes, aga just mõelda läbi, et millal seal võiks olla see nagu seesama inimliku suhtluse tekkimise hetk, on ju. Noh, ma ei tea, näiteks kui on garaaži demopäev, on ju, et siis inimesed on kohale kutsutud pool tundi varem, et saavad seal väikse suupiste võtta ja siis see nii-öelda elada, on ju, et sa lood, väga lihtne teha nagu selline agenda, on ju, et 1-2 kuulad siin selle lava juures, 2-3 kuulad selle lava juures ja 3-4 kolmanda juures, siis lähed koju, on ju. Aga et just luua neid hetki omavahel suhtlemiseks ja jätta nende jaoks ruumi. Neid siis nagu fassiliteerida ka veel eraldi, et päris tihti, kui sa jätad aja eriti Eestis ja inimesed on võõrad ja neil ei ole nagu mingit eesmärki ja neil ei ole sellist, ongi näiteks toit on laua peal ja siis midagi nagu väga ei juhtu, inimene räägib kogu ühe sama inimesega, et kas sa arvad, et siin on seda ka vaja natukene nagu fassiliteerida, et teil tekiks julgus üksteisega rääkida? Hea hetk telefonis olla, on ju, et väike paus. Jah, ma arvan küll, et seda jällegi oleneb nagu, mis seltskond nii-öelda koos on, aga ma arvan, et seda on võimalik kuidagi nagu siis, ma ei tea, mis eesti keeles sõna on, juhendada. Ma arvan, et seda on võimalik juhendada ja kui on sellised täiesti võõrad inimesed, kellel võib-olla üldse ei ole mingit ühisosa, siis see võib ka vajalik olla. Ma tean, ma võib-olla täiendaksin just, et see inimlik kontakt on nagu hästi oluline, et just kui me räägime nagu häkatonidest, et siis tegelikult, et kui on nagu puhtalt online üritused, mis loodetavasti ei tule nagu enam kunagi, aga siis COVID ajal nagu hästi palju oli, et siis need tulemused tegelikult olid nagu päris normaalsed. Aga seesama see... nagu ses suhtes, mis loodi selles ja, suhtes. Just. Aga siis nagu kogu see inimliku kontakti puudumine, et siis ta tekitaski sellise tunde, nagu tegemist oleks mingi erakordselt kehva ja igava arvutimänguga. Ma arvan, et ma olen nõus nii Triinu kui Martiniga. Kui oleks üks asi, mida ma väga-väga, tegelikult on 2 asja, mida ma korraldajana tahaks pakkuda. Üks on inglise keeles on selline sõna nagu serendipity, mis on juhuslikkus või kuidagi
Spontaansus, jah. Ma arvan, et hästi lihtne on leida enda tuttavaid, minna nende juurde, teha nendega koos asju, aga ürituskorraldajatena, häkatoni korraldajatena, ma arvan, et meie roll on see ülesanne kui inimesed on vähegi valmis selleks, sundida neid koostööd tegema inimestega, kellega nad igapäevaselt ei kohtu. See on nagu sundida reaalselt. Ma käisin ka ühel häkatonil paar kuud tagasi, see oli selline mingi 8-tunnine. Nii lihtne oleks olnud, Anneliis, Triin, teeme koos, on ju, aga tegelikult seal korraldaja sundis viisakalt. Oli üks tiim, kes tegi oma sõpradega koos asju, aga siis nad tegidki enda asja, et sa ei saa nagu lõpuks, kui keegi ei taha, siis mis ikka, aga ma arvan, et see tulemus lõpuks on väärt seda, et sul on alguses küll ebamugav, aga lõpuks kõik on tänulikud, ma loodan, kui sul ei ole just mingi väga juures. Ma arvan, et kõige klassikalisem corporate settingus võte on nagu see, et sa lähed sellise ümmarguste laudadega suurele üritusele ja siis võtad selle numbri ja siis selgub ka loosiga, kellega sa kokku istuma satud. Minule meeldivad need. Tegelikult need toimivad. See töötab jaa, aga see pahandab inimesi täiega, aga see töötab. Ja siis mul oli ka suht sarnane olukord, oli õhtusöök ja siis me läksime mingite eestlastega koos Vilniuses üritusele, see on mingi hästi lihtne, mingi lähme jutustame koos, aga õnneks meie grupis oli üks inimene, kes oli mingi, ma ei taha teid näha enam, ma lähen suhtlen uute inimestega, mis sundis ka meid minema istuma kuskile, kus on võõrad inimesed ja tegelikult mina sain sealt ühe väga, väga kasuliku kontakti. Aga teine asi, mida ma soovitaks korraldajatele on see, et tee midagi, mis sulle endale ka meeldib, sest et minu meelest on hästi aru saada, kui korraldajad ei taha või nad ei viitsi või nad on ise trotsis seal. Et kui keegi mõtleb, et tahab korraldada kas kogukonna asja või vedada midagi ise, siis sa pead ise olema hingega asja juures, sest et teisi inimesi kaasa vedada suga tegema midagi, kus sa ise ei usu 100% või sa pead tegema seda mingil viisil, mis sulle tegelikult ei meeldi, siis ei ole ka võib-olla kõige parem keskkond. Sa naerad, aga see on ju tõsi. Ma naerangi sellepärast, et see on nii tõsi. Ja ma ütleks seda, et siis kogeda midagi, mis või selle et inimeste nagu mugavustsoonist väljaaitamisel on ka oma balanss, et leida see tasakaal, kus mul on mugav inimesena selleks, et mul oleks turvaline, aga ka piisavalt ebamugav, et ma kogeks midagi uut või hakkaks mingit teist perspektiivi nägema või mingisuguse nii-öelda positiivse, tekitaks endale mingi positiivse erutuse nivoo. Just, et siia võib-olla see mõte või kommentaar, et mulle nendele Aafrika garaažiüritustel hästi meeldib, et kui inimesed laulavad ja tantsivad, seal alati tekib mingi hetk, et kõik on väsinud ja siis keegi hakkab laulma, tantsima, siis teised tulevad kaasa. On energeetilised, et Eestis ma ei usu jälle, et selline asi nagu töötaks väga. Mulle ei meeldi see sea ka, sest siis ma tunnen, et ma pean tantsima ja laulma kaasa ja mulle üldse ei meeldi tantsida ja laulda kaasa. Et see on minu jaoks võib-olla kõige ebamugavam asi, kui keegi ütleb niimoodi, et no hakkame nüüd tantsima. Et see on üks õudsemaid asju, mis võib keset tööpäeva juhtuda ja siis ma ei tantsi. Aga vaata, võib-olla kellegi teise jaoks, et sa loosid selle numbri ja istud võõra kolleegi kõrvale, on täpselt sama hirmus. Võib-olla tõesti. Et võib-olla enda kogemusest, et just, et kui ma hakkasin nagu neid tudengeid garaažiüritusele kohustuslikus korras saatma, siis alguses nagu ma ei andnud väga juhtnööre ja siis mis nagu võis juhtuda, et nad olidki niimoodi, et nad läksid ja siis kõik koos olid samas tiimis. Siis kadus nagu see mõtte ära ja siis tegelikult, et ma küsin alati tagasi, et see umbes oli selline, et oli okei. Ja me küsisime ka, et miks nad tulid, algul ma ka ei seostunud ära, miks on nagu grupp selliseid tuima ja pettunud näoga tudengeid ja siis nad ütlesid, et õpetaja saatis. Et seda me ka tegelikult ei taha, et hea oleks, kui keegi saab aru, mis on nende eesmärk, mis need seal on. Aga just, et nüüd, kui ma nagu viimased aastad, et siis olengi öelnud, et okei, et ärge olge koos, et olge suvaliste inimestega, et vaadake, et siis on see just, et nagu just see tagasiside on olnud nagu selline palju emotsionaalse eestlase kohta nagu ebatavaliselt emotsionaalne, et vau, et oli hästi äge.
Nüüd on vist aeg, kus me võime küsida ka publikult, publik võib küsida midagi panelistidelt või siis võite äkki ise rääkida. Ksenia on meil mikrofoniga, ma ei tea, kus Ksenia on. Võib-olla ongi publikule küsimus, sest minu jaoks see ei käi lihtsalt, kuigi ma puutun nii paljude erinevate inimestega kokku, see tähenduslike suhete loomine täiskasvanud, sügavalt täiskasvanud eas. Et kuidas see teie jaoks toimib ja kas teil on nagu mingeid häid näiteid või kui teil on küsimusi, siis võite ka küsida. Madis ütleb midagi. Nii, ma loodan, et nüüd see ongi kuulda juba. Lihtsalt see laulja tants viis ka mõttele, tahtsin mainida, et kui mõelda nii-öelda püsivate ja mõtestatud suhete loomisele, siis ma tahtsin korraks tsiteerida meie Eesti mõtteloo suurkuju Marju Lepajääd, kes ütles, et Eesti elanikkond põhiliselt jaguneb kaheks, on koorilauljad ja rahvatantsijad. Ja need on tõesti mõlemad sellised kohad, kus siis tekib pikaajalisi mõtestatud suhteid ja läbisaamisi, mitte küll ainult laulu ja tantsuga, aga üldises suhtluses annavad väga püsivat head tulemust, sest need on mõlemad sellise konkreetse eesmärgistatud tegevusega seotud ja inimesed enamasti ootavad ka mingit tulemust sellest tegevusest. No see on lausa selline kulminatsioon ka ju, et laulu- ja tantsupidu, aga see väljib juba hackathoni formaadist ilmselt. Samas see on ka väga huvitav fenomen näiteks koorilaulu puhul, et piisav kvantiteet tagab ka täiesti hea kvaliteedi, mis tähendab seda, et isegi kui väga suures hulgas lauljates leidub neid, kes õigupoolest ei oskagi laulda, et siis ometi see tulemus kõlab täiesti usutavalt ja kvaliteetselt. See oli siis selline, läksin korraks välja hackathoni formaadist. Aitäh! Ei, see on väga hea, et see ei pea olema tingimata selline väga kindel, ma ei tea, workshop, töötuba või hackathon, et see võib olla hoopis midagi muud. Et võib-olla pigem ongi küsimus, kas see tekib kergesti, kas teil on mingeid nippe inimestele, kuidas luua sellist väärtuslikku suhet enda kõrvale või midagi muud? On nüüd üks asi, millest me ei rääkinud, ka see on grupi dünaamika, et kui sul on ümberringi 6 inimest, siis tõenäoliselt võib-olla ühe inimesega klapid on juba päris hea, et ma arvan, et mul on küll olnud olukordi, kus ma satun mingisse gruppi, võib-olla on 10 inimest ümberringi ja siis ma jään paari inimesega suhtlema ja hackathoni formaadis tegelikult on ju sarnane fenomen, kus sa töötad võib-olla 4 inimesega, grupis on kuni 5 inimest, et siis võib-olla sa kõigiga ei jäägi suhtlema, kõigiga ei pea suhtlema, aga äkki ühe inimesega klapid rohkem või kuuled, et teised räägivad millestki ja siis sa saad nende vestlusesse sutsata, et ma arvan, et see on tegelikult hackathoni häkk, kuidas suhteid luua ja sõpru leida on kuidagi sutsata mingitesse kogukondadesse või gruppidesse, kus on võimalik leida inimesi. Ma lähen siis sinna laulukoori selleks segajaks või mis see oli. Tulemus on ikka hea. Jah, mida me ka nagu suhteliselt vähe puudutasime ikkagi on see minu arust, et sellised eesmärgipõhisus annab ka nagu selle tunde inimesele, mis on nagu fundamentaalselt hästi vajalik, see, et sa oledki vajatud. Et see on inimesele minu arust nagu hästi oluline ja sealt, kui sul tekib see tunne, et sa oled vajatud ükskõik mis oskusega või kas või inimesena, et siis sealt tekib ka mõnevõrra nagu selline haavatavus ja oskus ennast nagu paremini ka avada teisele inimesele. Ja selle fundamentaalne isiksuse teooria ütleb, miks meie kui sotsiaalsed loomad, et meil on 3 põhivajadust on see, et olla tähtis, olla aktsepteeritud ja olla meeldiv. Väga armas. Aga ma arvan siit, kui ei ole rohkem mõtteid ja rohkem küsimusi, siis on veel. Jaa, vabalt. Ksenia jookseb teisele poole veel küsimusi, enne kui lähme oma lõpumõteteni. Mõtlesin, et ma lihtsalt jagan oma lugu, kuidas ma sain endale sõbra sellisest ärivaldkonnast, kus ma
olin täiesti uus ettevõtjana, et ma 7 aastat tagasi alustasin toitlustusäriga, siis ma ei tundnud selles valdkonnas mitte kedagi. Aga mingil ajal hakkas siis käima mul kohvikus üks mees, keda ma teadsin nägupidi, et ta avas samuti kohviku nagu mingi 6 aega varem. Ja tema kohvik oli esmaspäeviti suletud ja siis ta käis iga esmaspäev seal. Ja ühel päeval ma siis lihtsalt läksin tema kohvikusse sööma. Ja ta istus minu lauda, ütles mulle, et tere kaasvõitleja. Ja sellest ajast saati me oleme väga head sõbrad, me oleme jaganud nagu kõike, mis on olnud mured või rõõmud tegelikult selles valdkonnas töötades. Et meil on olnud küll nagu isiklikud eesmärgid täiesti nagu, me ei töötanud ju ühe eesmärgi nimel sisuliselt. Olles konkurendid, siis tegelikult tekkis hoopis selline sõprus ja koostöö sealt. Ja see on nii vahva, sest nagu selline koosolemine annab nagu võimalust ka oma mõtteid põrgatada ja sellist ühist kõlapinda tekitada. Neid inimesi tegelikult, kellega, kui sulle meeldib su töö ja sa teed seda entusiasmiga ja su silmad säravad, siis neid inimesi, kes seda kõlapinda pakuvad, neid ka ei ole nii palju, et see on selline väga tugev ja väärtuslik side. Ksenja, veel oli üks küsimus siitpool. Ksenja? Üks lugu või üks küsimus või üks tähelepanek? Siin on kõike. Kõigepealt väga suur tänu selle teema eest, sellepärast, et vaatamata sellele, et meil on palju kommunikatsioonivahendeid ja inimesed liiguvad palju ringi, siis vähemalt Eesti ühiskonnas suhtlemine läheb järjest kinnisemaks, eriti noorte puhul. Meie siin kolmekesi oleme küll ühe erilise projekti esindajad, mis tegelikult esindabki suhtlemiskooli. Aga ma ei hakka sellest nüüd nii pikalt rääkima praegu, vaid kuulates teid tekkis ikka selline mõte, et paljuski on kultuuris kinni, et kui me vaatame eestlasi, kes on harjunud elama võib-olla oma mullis rohkem, oma kultuuris, oma arusaamistes, et siis avatumad on ehk need, kes käivad väljapoole. Aga meie ühiskond läheb ikkagi avatumaks siis, kui väljapoolt tullakse sissepoole ka, et kui on juba harjutud niimoodi, siin on isegi noorema põlvkonna puhul on tajuda seda, et oota, kuidas ma selle eesti keeles ütlen selle asja. Aga et see on väga suur ettevõtmine rääkida sellest, et me peame suhtlema. Ja see vaimne selline madalseis või üksi olek on just sellest, et me ei julge suhelda või siis tõepoolest, et kas ma võin ennast nii palju avada, et ma ei oleks liiga haavatav. See haavatavus on muidugi seotud ka sellega, et siis peab keegi tervendama. Nii et kõik sõltub rollidest, positsioonist, aga eestlased suhtleme kõik, siis me oleme tervemad. Aitäh! Aitäh! Minust see on nii oluline, sest et selline igapäevane väike suhtlus, see võib nii palju juurde anda. Ja see võõraste inimestega suhtlus Eestis tegelikult see üldse ei teki lihtsasti. Et see tõesti tekib nagu üsna raskesti, et ma ei tea, Jaana, sina oled noorema põlvkonna esindaja, aga jah, nagu jällegi, et ta on võib-olla natuke teisest seltskonnast ja võib-olla ka natuke välismaa mõjutustega. Eriline. Ja mina olen elanud välismaal ja ma olen pidanud 2 korda kolima riiki, kus ma ei tunne mitte ühtegi inimest. Nüüd mul on võib-olla natuke teine taust, aga ma olen tegelikult nõus, et sotsiaalmeediaga on nii lihtne, on lihtsalt vahtida telefoni ja chattida ja see on küll suhtlus, aga ma tunnen küll, et see ei anna mulle seda sama emotsiooni tagasi kui see, et ma just kirjutan inimesele, et kuule, lähme kohvile või räägime päriselus, et see on nagu hoopis teistsugune kommunikatsioonivorm, millest ma tean hästi palju inimesi enda ümber, kes chativadki kogu aeg ja see on okei, aga sealt tekib see üksilduse tunne, sest sul on kõike nii palju ümberringi, seal on informatsiooni, sa võrdled ennast inimestega, et ma olen tõesti selle noorema generatsiooni halb näide, sest ma kustutasin endal kõik sotsiaalmeedia äpid telefonist ära selleks, et ma ei oleks seal sees kogu aeg, et ma vaataks ringi ja telefoni ei vahiks kogu aeg, et lihtne on sattuda sinna.
kas on veel küsimusi või tähelepanekuid praegu? Ei ole vist. Mitte selle mõttega ma võib-olla kogukski sellised viimased tered, et Jana just ütles, et kustuta ära oma sotsiaalmeedia, suhelge rohkem, et mis on teie sellised viimane kiire ring teie nagu sellistest tähelepanekutest, kuidas luua rohkem tähenduslikeid suhteid ja kuidas üldse rohkem suhelda, et ka mõneti nii-öelda võidelda selle üksildusega või üksi olemisega? Ja, ma võin alustada, siis mul tuli selline asi, et kui ise ei muutu, et siis ei ole suur tõenäosus, et midagi sinu ümber muutub. Ehk siis see soovitus vaadata tähenduslikke suhteid ka natukene enda sisse, et me kõik ei defineeri tähenduslikku suhet kui ühte ja sama, vaid ka seda, et mida mina vajan, mis mul on puudu ja mida mina saan teha selleks, et luua tähenduslikke suhteid, mida ma saan rohkem teha, mida ma tahan teha, kus ma tunnen ennast mugavalt mugavustsoonist välja astuda. Martin või? Üks soovitus. Soovitus on hoida meel ja silmad lahti ja proovida uusi asju õppida kogu aeg. Ma lisaks ka seda, et suhtlemine on oskus ja kõiki oskuseid peab harjutama. Kui sa tahad õppida suhtlemist, siis mine räägi kellegagi, võib-olla läheb halvasti, õpid sellest midagi, proovid uuesti ja siis ma ei tea, edaspidi läheb lihtsamaks. Mina soovitan lihtsalt huvipakkuvatele inimestele juurde astuda ja nendega juttu teha. Ja kui see tundub hirmus, siis tee seda lihtsalt nii, et sa kardad. Minu soovitus on neile, kes võib-olla, kellele kõik need asjad raskemini tulevad, on leida midagi, mis sulle huvi pakub ja kas või siis mingisugune üritus, formaat, koostöö, kogunemine ja minna sinna ja olla lihtsalt avatud, natukene tulla oma kestast välja. Et kõik ei ole nii sügav, et isegi kui läheb halvasti, täpselt nagu Triin ütles, siis keegi ei mäleta seda. Ei, ma ei öelnud midagi jääb halvasti. Mõtlesin, et tee seda nii, et sa kardad. Okay. Tõenäoliselt ei lähe midagi halvasti. Aitäh teile, kes kuulas. Julget suhtlemist!